Teenindus on tulemuslik siis, kui klienditeenindaja ja kliendi eesmärk on teenindussituatsioonis sama. Ehk siis klient oma soovidega ja klienditeenindaja hoolib tema soovidest ja soovib ennekõike leida temale suurepärase lahenduse. Kui aga on olukord, kus teenindaja keskendub ennekõike enda soovidele ja enda müügi eesmärkide täitmisele, siis see kahjustab otseselt ettevõtte nii lühiajalisi kui ka pikaaegseid tulemusi, kuna klient tajub seda, kui soovitakse talle pähe määrida ja see katkestab usaldusliku suhte, mis kajastub koheselt ka tulemustes. Tulemuslikuks teeninduseks on vaja 3 võtmeoskust, milleks see esimene on siis müügitehnikate ja teenindustehnikate valdamine. Teiseks on erinevate isiksuse tüüpide mõistmine, ennekõike mõistmine, mis isiksuse tüüpi klienditeenindaja ise on ning kuidas ta siis lähtuvalt sellest suhestub teiste erinevate tüüpidega, kes tema juurde tulevad. Ja kolmandaks oskuseks on emotsioonide juhtimisoskus. Kui me võtame keerulise kliendi situatsiooni, siis tihtipeale klienditeenindaja ei tule toime endas tekkiva emotsiooniga, mis tekib selle tagajärjel, et klient on negatiivses emotsioonis. Ja kui klienditeenindaja ei tule toime oma negatiivse emotsiooniga, siis ajus see osa, mis vastutab loovuse ja raamist välja mõtlemise eest, ei käivitu, mis lubaks siis tal pakkuda raamist välja loovaid lahendusi olukorras, mis seda tingimata vajavad. Erinevad isiksuse tüübid tajuvad head teenindust, võiks öelda, et kategooriliselt erinevalt. Ehk siis, kui me võtame pealetükkivuse ja viisakuse ja võtame näiteks ühe tüübi, kes tajub pealetükkivana seda, et klienditeenindaja talle ise läheneb ja tema jaoks viisakus on see, et teenindaja vastab tema küsimustele siis, kui ta neid küsib ja samamoodi soovib ta kontakti siis, kui ta ise läheneb klienditeenindajale. Jällegi, kui me vaatame mõnda teist tüüpi, kes vastupidiselt hindab viisakaks seda, kui klienditeenindaja ise talle läheneb ja ebaviisakaks seda, kui ta seda ei tee. Ja kui me tuleme nüüd tagasi klienditeenindaja juurde, kes võib-olla mõtleb, et ma pakun kõikidele klientidele sellist teenindust, nagu ma ise sooviksin saada, siis paraku on seal üks väike pimenurk. Ja pimenurgaks on see, et kõik tüübid ei ole sellised, nagu see klienditeenindaja ise. Ja see, mida klient soovib, võib olla absoluutselt erinev sellest, mida klienditeenindaja ise sooviks ja mida ta hindab suurepäraseks klienditeenindajaks. Ehk siis arvestamata erinevaid klienditüüpe ja nende suurepärase teeninduse nägemist ei pruugi teenindaja saavutada neid tulemusi, mida ta tegelikult sooviks saavutada. Tulemusliku teeninduse koolitusest saaksid kasu kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes puutuvad kokku klientidega. Ja seda alates erasektorist kuni avaliku sektorini välja. Selle keskmeks on usalduslik suhe, sest et just usalduslik suhe on see, mis kutsub kliendi tagasi, mis paneb klienti rääkima sellest teeninduskohast oma sõbrale ja loomulikult usalduslik suhe on see, mis avab kliendi soovitustele ja lisamüügile. Tulemusliku teeninduse rakendamisel on juhil määrav roll, sest et juht on see, kes peab igapäevaselt seisma teeninduse arengu eest, läbi selle, et ta annab igapäevaselt oma klienditeenindajatele, müügiinimestele tagasisidet. Kui me milleski soovime saada meistriks, siis meil on kõrvale vaja treenerit, kes pidevalt annab tagasisidet meie tulemuse kohta, et me saaksime lihvida neid mikrodetaile, mis võib-olla sellest tulemusest puudu on. Ja tihti me ei pruugi ise näha pimenurgal olevaid tegevusi või harjumuslikke käitumismustreid ja selleks on vaja meil kõrvale treenereid, kes aitab meil lihvida seda maksimaalselt. Tulemusliku teeninduse koolituse vorm on kas ühepäevane või kahepäevane. Esimesel päeval ma käsitlen teemasid, milleks on müügi- ja teenindusnipid. Teiseks teemaks on erinevad isiksuse tüübid
ning kolmandaks teemaks on emotsioonide juhtimise teema. Ja teisel päeval neljandaks teemaks on keerulise kliendi situatsiooniga tegelemine ja kuidas edukalt tulla võitjana välja, kust võidavad nii ettevõte, klienditeenindaja kui ka klient.